Kuusalu vallas tegutseb mitmeid harrastusteatreid. Leesi, Vihasoo ja Valgejõe külades näiteringid, Teise küla teater Kõnnu külas ja Kuusalu rahvateater. Lisaks Kuusalu ja Kolga koolide näiteringid. Teatrit on tehtud 140 aastat juba Kuusalu kihelkonnas ja selle majagi nii-öelda valmimise üks ajend oli ju kohaliku näiteringi vajadus. Nii et kui see Kuusalu Karskusseltsi Seeme maja valmis sai, siis esimesena kolis siia sisse ju teatritrupp. Esimene harrastus, vähemalt dokumenteeritud harrastusnäidend oli siis 1884, kui Harakülas ühes talus üks näitemäng lavastati, aga meie Kuusalu rahvateatrina peame enda loomise aastaks 1996. aastat, kui Ellu Puudist taas elustas näitemängu traditsiooni Kuusalu rahvamajas. Aga mis sa siis teed, kui näiteks õpetaja sulle põlgu järgi saadetakse? Seda sama mis teistega. Aga kui mina tulen? Vahet ei ole sina või õpetaja. Mis sa siis teed? Lükka kui tulla või? Põrgus ei ole tulnud. Mis sa siis on? Vaata, kui tuleb, näe. Kahtlemata kõige võimsam lugu, millega me Tõnuga koos hakkama saime, oli Põrgupõhja uus vanapagan. Ja nii nagu Põrgupõhja uus vanapagan jäi Tammsaarele tema viimaseks teoseks, nii jäi vanapagana lavastus ka Tõnule meiega ja üleüldse viimaseks lavastuseks, et ses mõttes on see vanapagan, mis on ju ka täies ulatuses linti võetud, võiks öelda, mitte ainult mälestussammas Tammsaarele, vaid see on ka mälestussammas Tõnu Tammele. Selles teatri tegemises on ju esmatähtis need tegijad ja nende mõnu sellest tegevusest, eks ole, et see on nagu esmatähtis, kui mõelda, et nad on inimesed, kes käivad tööl ja kes tahavad tulla õhtul ja harjutada ja elada teist elu, mida nad tavaliselt elavad ja see on muidugi selle asja juures võlu ja ka muidugi raskus, sellepärast, et truppi koos kokku saada on keerukas. Koos hoida on juba lihtsam, sellepärast, et nüüd on mõne aastaga 8. etendus, mis välja tuleb, et see on juba liitnud inimesi. Et meil on tegelikult 2 liikuma panevat jõudu. See on sisemine tahe teatrit teha ja teine on publik. Mina ei kujuta ette teatri tegemist ilma publikuta. Näitlejale parim tasu on tegelikult see, kui publik tõuseb saalis püsti ja aplodeerib. Et seda harrastusnäitlejate puhul ei juhtu just väga sageli, aga meil on seda ette tulnud ja see teeb südamesoojaks.